Jah, tere. Minagi kirjutasin raamatu. Ma ei tea, kas see oli hea mõte, ma näitan teile seda ka, kes veel näinud ei ole. See on vist tänapäeval üsna tavaline, et muuseumides kirjutatakse raamatuid ja neid ka avaldatakse. Vanasti kirjutati palju, aga avaldati väga vähe. Praegu kirjutavad kõik raamatuid, aga väga vähesed loevad. Ja enda raamatu kiituseks võin öelda seda, et seda on väga paljud ostnud ja ma olen isegi kuulnud, et isegi paljud on lugenud. Sellest on välja antud 4 trükki juba. Ma täpselt arve ei tea, aga kusagil eespool ta oli, viimati oli ta kuskil nimekirjas 11. Seal kõrval oli Kevad ja Kaka Andrus Kivirähult, mille üle mul oli väga hea meel. Sest ka minu teemad, millega ma rahva ette astusin, olid osaliselt vägagi ihulikud, vägagi varjatud ja salajased mingis mõttes isegi. Nendest väga palju rääkida ei ole tahetud, siiamaani ei meil ega ka mujal. Ja mina võtsin sellise julgustüki ette, ma ei tea isegi miks, ma olen saanud selle eest pähe päris palju, väga kurje sõnu on mulle öeldud, aga samas on ka kiidetud sellise teemavaliku eest, aga muidugi ei piirdu minu raamat ainult selliste kõige ihulikumate protseduuride ja tegevustega, vaid see siiski haarab veidi laiemat valdkonda Eesti inimeste elust. See argielu ongi ju ka selline katuse mõiste ja ei ole väga täpselt määratletav ja minagi ei ole suutnud seda kuigi osavalt sõnadesse valada selliselt, et üks lause ja see ütleb ära kõik, selleks ma pidingi kirjutama raamatu. See sai alguse tegelikult siis, kui ma töötasin Eesti Rahva Muuseumis, see oli eelmisel sajandil veel ja ühte suvalist väikest ettekannet tehes ma koperdasin hoopis teistsuguste materjalide otsa seal meie arhiivis, mis olid senimaani suhteliselt varju jäänud rahva pilkude ja ka muuseumitöötajate uurijate pilkude eest. See oli selline vähetuntud ja suhteliselt väike arhiiv nimega sanitaartopograafiline arhiiv. Seda koguti Eestis 20. aastatel, kui Eesti Vabariik oli väga noor, mitte 100 aastat vana, vaid paar aastat vana, et teada saada seda, milline on siis Eesti rahva ja Eesti maa seis nii tervishoidlisest seisukohast. Ja sellest kasvaski välja minu huvi, kuna ma lugesin neist materjalidest selliseid põrutavaid üksikasju, mis mind istuli surusid, kuigi ma juba istusin. Seal oli vägagi tähelepanuväärseid avaldusi meie elu kohta, seda, kuidas nägu pestakse korra nädalas ja oma ihulisi hädasid käiakse rahuldamas sitalepikus ja laudas, kemmerguid oli väga vähe ja kõike sellesse puutuvat, aga see ei ole siiski kõik. Mis seda raamatut, milles selle raamatu sisu on. Tõesti, võib ju alustada ka hoopis teisest otsast ja sellest, et see pilt, mida te siin näete, on meie foto- ja filmiklassiku ja pioneeri Johannes Pääsukese üles võetud aastal 1913, mis tegelikult päris hästi sümboliseerib seda, kuhu eestlased tol ajal pürgisid ja kuidas ja kuhu nad ka praegu pürgivad. Sest turumajanduse tulekuga Eestisse umbes 150 aastat tagasi väga laias laastus hakkas meil tõesti väga kiire ja on üha kiiremaks läinud ja see kiire on praegu veel kiirem. Ja see poiss selle puust jalgrattaga väga hästi seda ka sümboliseerib. Ja sellega kaasnes ju palju muidki asju, mitte ainult ei hakanud kiire, vaid inimestes muutus väga palju kogu nende mõtteviisis ja nende
olemises kõige laiemas mõttes. Elati ju ennegi, nagu laulusalm ütleb, aga tõepoolest see üle-eelmise sajandi lõpus tehtud pilt ühest taluperest selle vanaaegse ja mõnedele väga armsa rehemaja ees ei rahuldanud väga paljusid inimesi ja ühiskonna põhiarengusuunad olid suunatud hoopiski mujale ja teistsuguse elu juurde, kui see elu oli vägagi kollektivistlik, vägagi privaatsuse vaba, ütleme nii, siis uuemaaegse isiksuse vormudes tõusid esile tõesti need asjaolud, mis seda kõike olid takistanud ja mis seda segasid. Ja tõesti, see endisaegne elu oli ju selline, kus kõik Jürid ja Marid ja Jaanid ja Anned nägid üsna ühtemoodi välja ja tahtsidki näha ühtemoodi välja, käituda ühtemoodi ja olla teiste sarnased. Aga selle suure murrangu, mida tõi kaasa ka eestlaste ja Eesti kultuuri ühinemine üldise selle lääne peavooluga, see kõik muutis seda väga tugevasti. Ja ühel hetkel tundus, et mitte keegi ei taha enam olla niisugune, nagu iga teine on, ja mitte keegi ei taha isegi kanda samast nime, nagu tema esivanemad või tema sugulased või eelkäijad tundsid või teadsid või kandsid. Ja nimede maagiast me ju mäletame hästi Kevadet, ma ei hakka siin seda kellelegi üle kordama ega ümber jutustama. Ja Jüri ja Mari olid täiesti välistatud sel ajal nimedena ning palju sellega kaasnevad samamoodi, nii ka välimuses, nagu me sellelt väga armsalt fotolt siit 1900. algusest laste pilgu läbi või laste kantuna siis ka näeme. Johann Voldemar Jansen ütles juba 150 aastat tagasi kuldsed ja ilmselt vägagi tänapäevaselt isegi kõlavad sõnad, et kui meie mitte kui saksad ei või elada, kas siis, kui sead peame elama. Ja seda on nüüd eestlased viimased 150 aastat küll väga tulikirjas oma silme ees hoidnud ja selle järgi joondunud, kuigi mitte kõik, mitte alati ja mitte piisava kiirusega on meie rahvas siis Euroopa kõlblikuks muutunud ja neid etteheiteid tehti kibedasti juba 100 aastat tagasi ja tänapäevalgi veel kuuleme huvitavaid lugusid sellest, kuidas väga paljudel peredel on oma perekondlikud hambaharjad näiteks kasutusel, mis on ju väga armas ja väga liitev kindlasti, aga kas ta on hügieeniliselt kõige targem, see on natuke kaheldav ja kõik sellega kaasnev samamoodi. Ja viimane pilt on ka väga palju ütlev, mille kohta võiks siis öelda, kui saksad elavad nii, siis tahame nii elada ka meie. See pilt on küll ka üle 100 aasta vana, aga siin sellest kehastub väga hästi meie esivanemate ja meie rahvuskaaslaste pürgimus kindlasti saada kelleski teiseks, kui me senimaani olime, saada paremaks, uhkemaks, rikkamaks, ilusamaks, isegi siis, kui see on üle jõu käiv mingis mõttes. Ja see foto, te näete seda veel paremini kui mina isegi, suuremana kindlasti, vägagi kujundlikult seda kõike ka väljendab. Ja sellega ma tänan teid tähelepanu eest. Raamat on endiselt saadaval. Nii, palun.
Heiki, äkki sa ütleksid lõpetuseks nüüd enne smuutipausi midagi, mis inimestel smuutiisu tagasi tooks? Mina teie smuutiisu küll ära ei ole tahtnud võtta ja kui ma seda tegin, siis olete te ise selles süüdi, sest see on teie elu, millest ma kirjutan, meie elu, millest ma olen kirjutanud ja mitte midagi sellist, mille pärast me peaksime ennast puu taha häbenema või mitte smuutit jooma, ma küll ei ole avaldanud ega kavatse seda ka edaspidi teha. Tänan veel kord tähelepanu eest. Aitäh!